loomulikult maksud, selle maksufestivali ja ebakindluse ja selle tõmblemise, mis teeb praegu riik. Me täna kehtestame maksud, aga võib-olla polegi neid vaja. Me leidsime 800. Ega see automaks ei pea silmas? Automaksu ka, automaksu kindlasti, et me tühistame selle ära, see 24% liiga palju, võtame alla. Et sellised Ameerika mäed, et sa liigud ühest suunast teise, oled sa nüüd parempoolne või vasakpoolne, enam keegi aru ei saa, kus see valitsus on. Ja see ongi see närviliusus ja tõmblemine, mis näitab, et ega valitsusel kindlus ka mingisugust ei ole. Ma tahaks, et riigis oleks samasugune kindlustunne inimestel, nagu oli Tallinnas, kui seal otsas oli Keskerakond. Et kindlasti teeme kõik, et Keskerakond tuleks oma nende parteidega, kes selliseid maailmavaateid jagab ja maksupoliitikat jagab, et oleks võimule ja teeks ja taastaks riigis stabiilsuse, et ettevõtja teaks, mis teda ootab 1, 2 või 3, 4 aasta pärast, aga mitte ta ei tea, kas ta peab nüüd investeerima või ei pea, millise maksu ta peab maksma, ta ei oska seda prognoosida. Inimesed seda enam lähevad ja otsivad neid kollaseid ja punaseid lipikut hinnakirja peal, et endaga toime tulla. No see on täielik korralagedus praegu riigis ja ma tahan, et ta oleks riigis korras ja stabiilus.